teaduslikuks, et tamainimene võiks ikkagi need lõikelilled ja ka närtsind potitaimed panna endal biolaguneva konteinerisse, mitte segaolmesse. Tallinna on sama meelt, et seda biojäätmete kogumist ei peaks ajama nii keeruliseks, et muidugi neid erisusi on, aga praegu minu kogemuse põhjal on inimestel niigi raske see mõte, et nad peavad biojäätmeid koguma. Kui ma veel ütleks neile, et närtsid lilli ka sinna ei tohi panna, et siis ma ei kujuta ette. See läheb liiga keeruliseks, nende erisuste jälgimine, et jah, ma arvan, et seda ei ole hetkel vaja. Ja, aitäh Margit ja kuna järjest oli 2 Margitit käsi püsti, siis Margit teisele Margitile sõna, palun. Ja, aitäh. Minul on natukene tehnilist laadi küsimus selle iseteeninduse vaheta rolli kohta. Ma sain aru, kas see vaheta roll on pigem nagu ametnikule, kes saab sisestada kellegi teise. Aga see võimalus, et näiteks keegi teine saab kellegi teise alusel volitusega teha samasugust asja, kas selline võimalus? Ei, seda ei ole võimalik, et kui minul on olnud sellised juhtumid, kus näiteks vanaproua tahab taotleda, aga tal pole interneti kasutamise võimalus, siis ma tegelikult ütlen talle seda, et las nad kasutavad oma sugulaste võimalusi, et võib ju näiteks poeg või pojapoeg võtta vanaproua ID-kaardi ning taotleda tema eest ja seni on see toiminud. Et ma saan aru, see vaheta rolli on ametnikule, et kellegi teise eest. See, mis tulevad paberkandjal siis. Näiteks paberkandjal. Ja, või siis sellisel juhul, kui näiteks mingil põhjusel ei ole inimesel võimalik seal süsteemis seda taotleda, siis ta saadab e-maili ja mina saan tema ees selle siis sisestada. Ja selleks ei ole volitust, ei küsi? Ei. Selge. Ma annan Katrinile sõna ja siis ma küsin chatist ka küsimusi. Ja, ma tahtsin täpsustada seda, et mida siis võib sinna biojäätmete konteinerisse panna ja mida ei või, et kuidas KOV teab ja kuidas ta saab siis elanikele nõu anda selle kohta. Et see sõltub ju tegelikult sellest, kuhu need KOV-ist kogutavad biojäätmed edasi lähevad. Kui KOV on teinud näiteks kokkuleppe selle EKT biogaasi tehasega, et need lähevad sinna, siis KOV saabki küsida EKT käest, et milliseid biojäätmeid sinna sisse võib panna ja saab need juhendid edasi anda siis oma elanikele. Kui KOV-i biojäätmed lähevad kuskile kompostimisele, siis seal on teistsugused tingimused ja kohalik omavalitsus saabki oma elanikke vastavalt sellele nõustada. Näiteks toon näite Rootsist, kus kohalik omavalitsus annab elanikele teada, et lõikelilli, poest ostetud lõikelilli ei või panna biojäätmete hulka selle tõttu, et need lõikelilled on kasvatatud kasutades erinevaid taimekaitsevahendeid ja kui sellest nüüd toodetakse pärast siis komposti, siis see kompost ei vasta nõuetele, sest seal on need taimekaitsevahendi jäägid sees, et neid ei ole võimalik sertifitseerida. Et see väga sõltub, et mida me võime sinna komposti või sinna oma biokonteinerisse panna, sõltub väga sellest, mis sellest edasi tehakse ja mis nõuetele see lõpptoode siis peab vastama. Et KOV oleks hea endale see selgeks teha, kui te teete hanke eelnevalt, käituskoha hanke, eks ole, siis te muidugi seda teate. Kui käituskoha hanget ei ole tehtud, et vedaja saab ise otsustada, kuhu need lähevad, et siis ikkagi järgi küsida, et mis nõuetele see peab vastama. Et see on väga oluline. Ja siin vahepeal chatis on küsitud ka, aga vist on tulnud vastus ka, et kas seda eraldi arendust, mida me nägime, saab ainult Tallinn kasutada ja mis tingimusel teised KOV-id saavad seda kasutada. Ma saan aru, et seda saavad tellida vist kõik seda liidestust sinna juurde. No ikka muidugi, et te saate tellida seda niimoodi, et te pöördute siis Geodata OÜ poole, kes niigi haldab seda jäätmevaldajate registrit ja esitada oma soov, aga jah, nagu kommentaariumis juba oli, et siis see natukene ka maksab. Aga ma küsiks selle kohta ka, et kas seda meedias on läbi käinud, eks meediasse jõuavad alati kõige värvikamad lood, et kas teile nagu selle kohta, et tuleb seda taotleda ja muidu, ma saan aru, tuuakse konteiner ukse taha, eks, et kui ma ei ole taotlenud,
et kas selle vastu on ka siis pahameel? Ei tooda, keegi ei too konteinerit ukse taha. Et kuidas see süsteem teil on või kuidas see vastu võetud on? Ma mõtlen just seda vastukaja, et on teil telefoniliinid umbes ja inimesed helistavad ja pahandavad? Jah, et praegu tulevad need kõned siis linnaosadele ja siis meile. Et ma ütleks, et telefoniliinid on päris umbes, et selle sees, kui ma siin rääkinud olen, mul ka mitu kõnet tulnud, et inimestel on erinevad küsimused. Esiteks need küsivad, et mida nad üldse taotlema peavad selle kompostimise nõusoleku osas. Ise küsivad, kus täpsemalt neid mahuteid taotleda, siis on ka selliseid kõnesid, et mis on üldse biojäätmeid, miks ma üldse neid eraldi koguma pean. Siis on hästi palju selliseid inimesi, kes väidavad, et neil ei tekigi üldse mitte mingisuguseid biojäätmeid, et nad on täiesti veendunud. Mul on näiteks öeldud, et neil tekib aastas ainult küüslaugukoori. Aastas ainult küüslaugukoori. No see ei ole reaalne. Et jah, et neid kõnesid on seinast seina, et mulle tundub, et inimesed näiteks kuulevad naabrilt mingit infot ja siis kohe helistavad ja küsivad üle, et mis siis toimub, et nad liiga palju ei süvene, loevad nii-öelda diagonaalis ja siis kohe helistavad. Aga praegu, kuidas siis oleks, et kui mina koliksin homme Tallinna linna, ostan endale sinna elamise, siis ma sõlmin lepingu ja siis ütlen, kumbat ma siis soovin, et kas ma hakkan kompostima või soovin konteinerit. Kas niipidi on see? Kui sa näiteks kolid siis Pirita linnaossa, siis sa pead kõigepealt võtma ühendust siis piirkonna koordineerijaga. See on Pirital Tallinna jäätmekeskus. Kõigepealt sa pead siis sõlmima segalmejäätmete lepingu ja kompostimise ning mahuti puhul sul on vaja teha see kompostimise nõusolek. Et niisama ei saa, et sa ütled vedele, et nüüd ma hakkan kompostima ja ka see ei ole okei, kui sa saadad läbi taotlemise süsteemi mulle pildi, mis sa leidsid Google'ist, et sa kavatsed selle 2 kuu pärast osta, et see ka ei sobi, et pildistada tuleb siis, kui komposter on aias juba olemas. Ja Tallinnas on niimoodi, et see rakendub kõik 1. juunist, 2 linnaosa puhul rakendub see varem. Seepärast, et seal on hanked juba tehtud ning piirkonnad lähevad siis üle uuele teenindajale 1. aprillil ning 1. mail, aga üldiselt 1. juuni. Ja siis enne sa küll põgusalt ütlesid, aga mul läks veidi see info kaduma, et nüüd näiteks, kui sa leiad sealt mitte sobiva kompostri, et kas kontrolli, Tallinna linn on suur, et kui palju te seda kontrolli jõuate teha, et mis pilt sinna laetud on, et ma ei pane lihtsalt võib-olla, ma ei tea, köögilauas pilti sinna või millegist muust, et see on päriselt sobilik pilt, et kas te teete pistelist kontrolli ja kes seda teeb või kuidas see osa teil mõeldud on? Ma enne näitasin seda, kus need taotlused kõik üksteise alla jooksid, et tegelikult tuleb kõik need taotlused avada, tuleb avada kõik need pildid, mis sinna lisatud on ja siis hinnatagi, et kas see on nüüd näiteks Google'ist või see on õige pilt. Niimoodi reaalselt koha peal saavad minna näiteks linnaosad. Et hästi palju meil üksikelamuid Nõmmel ja Nõmme tegelikult on öelnud ka seda, et nad vajadusel hakkavad teostama kontrolli. Ka Tallinna strateegiakeskus saab käia koha peal ning kahtlasemaid kompostreid üle vaadata. Et me ei plaani kõiki üle vaadata, aga kui on tõesti kahtlus, siis me lähme. Aga ma mõtlen selle pildi, et ennem, kui mina nüüd esitan taotluse, et mul on nüüd komposter olemas, teen pildi, siis sealt poolt teie peate enne kinnitama seda ka, et enne kui see automaatselt, kui ma olen avalduse ära täitnud ja vajutan esita, siis kohe nagu korras veel ei ole, vaid enne peab keegi. Ja, et ametnik vaatab selle üle ja kinnitab omalt poolt. Selge, aitäh. Siis on käsi püstoli Kail kõigepealt. Palun, Kai. Mul on üks reaalne elusituatsioon. Vana inimene tegi uue ID-kaardi, aga ta ei teinud PIN-koode. Mina peaks tema on omanik, minul on see võimalus, eks ju, kasutada, aga minul ei ole tema PIN-koode, ma ei saa kasutada tema ID-kaardi. Mis siis selle vana inimese puhul, kuidas seda olukorda teha Nõmme? Kompostimine on võimalik. Või tähendab, et siin on võimalik ainult siis koha peale tulla volitusega või kohale tulla, et ei saa teha seda läbi interneti, kuna tal ei ole seda PIN-koodi. Ma Eva-Liisa asemel vastaks,
et sellisel juhul ongi see ametniku vaade just. Eva, kas sa paneks mikrofoni kinni? Et siis proua saabki kas siis saata meile, siis meie tänu tema isikukoodile saame vajadusel selle taotluse ära teha tema eest. Või siis ta läheb linnaosa valitsusse ja ka nendel on seal teenindussaalis see võimekus olemas. Et kui tal on võimalik see pilt kaasa võtta, siis on väga hea, siis saame ka selle sinna üles laadida. Kui ei ole, siis jah, ametnikul tuleb teha see väljasõit ja käia vaatamas see komposter tal siis üle. Et aga selles mõttes, et ta selle tõttu tal kompostimine taotlemata ei jää, et kui tal ID-kaardil ei ole PIN-kood, et aga siis ta peab natuke rohkem lihtsalt jah, vaeva nägema. Ja teine asi, ma tahtsin nagu kaudselt puudab, kui tuli see lõikelilled ja pestitsiidid ehk need taimekaitsevahendid, et nüüd tegelikult nagu Tallingi on ju pestitsiidivaba pealinn, aga üks asi on ju lahendamata, et kuidas saab nende eraaedadega. No nüüd tegelikult tuleb, ma tahtsin juhtida tähelepanu, kui me nüüd kompostist räägime, inimesed kasutavad ka, et noh, lilleks, aga inimesed kasutavad ju praegu ikkagi ka koduaedades neid taimekaitsevahendeid, kas või seda glüfosaati või Roundupi, see praegu ei ole ju nendele see keelatud. Et selle peale peab nüüd ka mõtlema, et ka siis ka nende taimed, mis need kasvavad, tegelikult ei peaks sobima komposti, kui näiteks lingi hakkab seda komposti tegema. Muidu, kui ta ise teeb, siis noh, ta on enda asi, eks ju, võib-olla kuigi ei ole väga hea asi. Aga lihtsalt ma ütlen, et ka linnale tervikuna strateegiakeskuses, et kui me tahame olla komposti, ma olen seda mõelnud juba aastaid, et pestitsiidivaba linn, siis võib-olla peaks nii nagu suitsupakendile panema juurde need Roundupi ja nende pudelitele, et kahjustab keskkonda ja tervist. Et no muidu palju, ma olen näinud omaenda naabreidki, et lihtsalt loobivad seda, ei saa üldse aru, et tegelikult see sisuliselt on ikkagi ju mürk. Et noh, ma ei tea, kuidas sellega tegeleda, aga sellist asja oleks ka vaja teha tegelikult. No see on lihtsalt nii informeerimiseks. Aitäh. Aitäh, Kai. Ja Margit, palun. Tere jälle, et Kiili vallast. Et minu küsimus on pigem selline juriidilist ja tehnilist laadi, et kui nüüd see kinnitus on tulnud sinna läbi Evaldi kodanikule või nõusolek, kuidas selle tühistamine on? Kehtetuks tunnistamine? Kodanik saab näiteks pöörduda ametniku poole, kes saab selle tühistada süsteemis. Seda on meil ka olnud. Et ametnik saab tühistada. Ametnik tühistab, aga ka näiteks erinevate kontrollide käigus, mis iganes inimesed muidugi manipuleerida on piltidega võimalik ja võib-olla lipsab mõni läbi, et kuidas see pärast nii-öelda kehtetuks tunnistamine, kas see on teil reguleeritud näiteks seal jäätmehoolduse eeskirjas? Ei, selle peale me ei ole mõelnud. See on ilmselt seotud valeandmete esitamisega, eks ju, mis on keelatud igal juhul. Jah. Me loodame, et inimesed on ikka ausad. Et ma mõtlen, et sama funktsioon, et mul on lihtsalt praegu jooksnud kokku juhe sellega, et Kiili vald sai ka need uued liidesed ja siis kuna need liidesed võimaldavad siit Evaldist välja saata korraldusi, otsuseid, kinnitusi, erakorraliste vabastuste, kompostimise ja nii edasi kohta, siis mingis osas me ei saa seda täies mahus kasutusele võtta veel, sest me peame enne hakkama jäätmehoolduse eeskirja muutma või mingit määrust tegema, kuna see ei ole reguleeritud meil, sest läbi Evaldi välja saates korraldusi või otsuseid me peaksime, seda peaks ametnik tegema ilma siis vallavalitsuse korralduseta. Kas kellelgi on võib-olla järgmisteks kohvihommikuteks selles osas jagada kas siis nagu praktikat või kas see on ka teistel probleem tekkinud? Ma korra peegeldan tagasi, et võib-olla Kerli oskab kohe vastata, et Kerli, palun. Rakvere linnas me olemegi tegelikult täpselt sama lõhkise küna ees, et me selle Evaldi liidese, et esiteks rahalised vahendid, aga teine just see, et mina keskkonnaspetsialistina ei saa
praeguse jäätmehoolduse eeskirja alusel vabastusi lubada, et meil peab linnavalitsus neid kinnitama ja kuna me nüüd oleme uue jäätmehoolduse eeskirja koostamise hõivatud praegu, siis me arvestamegi uude jäätmehoolduse eeskirja sisse selle, et keskkonnaspetsialist tohiks ja saaks neid vabastusi ja neid kompostreid ja siis biojäätmete tehinguid ise üksinda otsustada, et need ei peaks linnavalitsuse eelnõudest läbi käima. Et meie muudame jäätmehoolduse eeskirjas selle punkti ära. Tegelikult on Tallinnal ka vabastuste puhul see, et seda peab kinnitama linnaosavanem, kes on võrdlemisi kõrge ametnik. Aga selle puhul oleme teinud siis Evaldisse need erinevad kasutajad ning linnaosavanem võib volitada ükskõik keda siis seda dokumenti kinnitama. Aga neil kõikidel on Evaldis ka kasutajad olemas. Ja see on ka meil ise teeninduses olemas. Ja siis ma saan aru, et see suhtlus ongi, et kui vaatad pildi üle, vaatad, et see ei ole sobiv, siis sa saadadki talle personaalse teavitus on ju. Et mitte ei ole automaatne, et sobib, ei sobi ja siis läheb mingi automaatne teavitus, vaid see ongi põhimõtteliselt igaühele personaalne teavitus. No üks asi on vabastus ehk siis jäätmeveost vabastamine. Teine asi on kompostimise nõusolek, et praegu ma katsin seda vabastuste teemat. Kompostimise nõusoleku puhul saab küsida lisainfot ja seda nupukast ma näitasin, see läheb otse siis inimesele meilile. Ja seal samalt, kus ta nagu selle taotlus on ja esitas, et see suhtlus hakkab meilitsi nagu toimima. Okay. Ja seda ma just mõtlesingi. Et tegelikult nagu süsteem, ütleme, kui jäätmehoolduse eeskiri lubab, siis ta on loodud, ütleme ka taotlejale minu arust suhteliselt lihtsaks, et sa ei pea midagi nagu raketti seal leiutlema. Et ma arvan, et see pahameel ongi, nii kui sa ütled, et midagi uut tuleb teha, siis see pahameel tuleb, et ma nii täpselt, ma siis Keskkonnaametis ei töötanud, et kuidas oli siis, kui tuli segaolme ja sellest vabastamine, et ka ma tean, et see on palju pahameelt ja tekitab siiamaani, et miks ma pean esitama ja siis samamoodi ju seda kuidas COVID siis on ju kontrollivad, et kes vaatab elektri näite, kas ta elab seal, et see alguse praktika ilmselt ongi keeruline ja tekivadki sellised küsimused, mida varem lihtsalt ei ole olnud nii siis inimesel, kodanikul kui siis ka KOV-i spetsialistile täpselt see, et kuidas siis teha, kui on pilt esitatud, me oleme kinnitanud, et kõik sobib ja siis tuleb välja, et tegelikult see oli naabri oma, et võib-olla see tuleb poole aasta pärast välja, võib-olla tuleb aasta pärast välja. Et kuidas siis sellega nagu edasi tegeleda, et ilmselt neid küsimusi tekib. Ja minu arust ongi väga hea koht neid küsida ja nagu siit chatist lugeda võib, siis peale seda Maalehe artiklit olid telefonid punased ja meile ka on helistatud sellega ja kindlasti ka ajakirjanikud on siis käivitunud või aktiveerunud selle teema peale, aga nagu ma enne ütlesin, et ega ka sükene antireklaam on reklaam, et vähemalt inimesed saavad teada, et midagi toimub ja midagi tuleb teha ja ma usun, et läheb mõni aeg, aga ilmselt mingi hetk on see täiesti normaalne, et kui sa endale kinnist ostad, siis sa vaatad, et sul oleks nii segaolme kui biojäätmed või siis, et sa kompostid, et ilmselt siuke harjumus lihtsalt võtab veidikene aega. Ja mis ma siit kohvihommikult olen kaasa võtnud, et siis pigem toimib see variant, et mitte automaatselt kõik kompostivad, vaid see vastupidine variant, et sa pead ikkagi nagu taotlema seda vabastust, et vähemalt mulle tundub nii, et see toimib nagu paremini ja need liitumisprotsendid on nagu seal piirkonnas ka paremad. No minule tundub see, et inimesed väidavad, et nad kompostivad näiteks telefonis, et ma juba kompostin aastaid ja kui ma ütlen neile, et aga siis ei ole ju mingit probleemi seda taotlust esitada, siis on vaikus, mitte midagi ei toimu. Ehk siis tegelikult reaalsuses ka päris paljud Nõmme elanikud on tunnistanud, et nad panevad segaolmesse seda biojäädet. See on tegelikult reaalsus ja siis ma ütlen neile omakorda seda, et aga sellepärast me ju neid reegleid muudamegi, et need enam ei jõuaks segaolmesse ja siis neil saavad argumentid otsa. Ja, et ma ise ka olen selliseid telefonivestlusi pedanud. Ma kunagi siin kohvihommikul rääkisin ka sellest korteriühistust, kel ütles, et neil on võimekas koer, kes sööb kõik ära, et neil ei ole seda kompostrit vaja, aga et kui ma jõudsin et kui sa hakkad elulisi näiteid tooma neile, et ma ei tea, et kas see koer vaesekene päris arbuusikoori teil ära ikkagi jõuab süüa
või banaanikoori, et noh, või siis teine, kes ütleb, et tal ei teki mitte ühtegi biojäädet, et enne oli toodud, et tekivad ainult küüslaugu koored, et noh, siis jälle, et loomulikult ma usun, et palju tellitakse valmis toitu ja võibki olla, et see on mõnes leibkonnas vähene, aga noh, et ühe banaani või arbuusi või mõnikord kartut ikka koorid, et siis ma neid elulisi näiteid neile tuues olen üldiselt saanud selle kliendi nagu rahulikuks ja teine, mis ka, et biojäätmete konteiner nagu haiseb ja kui ma küsin, et aga et kui te need segaolmesse viskate, et kuidas ta seal enam justkui ei haise, et siis selliste eluliste näidete puhul üldiselt need inimesed on siiski rahumeelselt nagu telefonikõne lõpetanud, aga et see kindlasti võtab aega ja pahameelt nagu tekitab. Ja tegelikult on see ka, et meie ametnikena ei adu ära seda, et päris paljud inimesed tegelikult ei saa aru, mis asi on biojääde. Et näiteks mulle helistas üks kodanik paar nädalat tagasi, ta oli võrdlemisi vihane, et biojäätmeid eraldi koguma peab, ütles, et tal neid üldse ei teki, et mis naeruväärne asi see on ja 20 minuti pärast ta helistas mulle uuesti. Silmad olid häbi täis ja küsis, et mis asi on üldse biojääde. Ehk siis ametnikuna peame natukene kuidagi võtma oma teadmised tagasi ja alustama täitsa nullist, et mida me üldse mõistame biojäätmete all, et see tegelikult võtab ka väga palju seda pahameelt ära, seepärast, et inimesed ei mõtlegi selle peale, mis kõik võiks biojääde olla. Näiteks nagu, ma ei tea, pabersalvrätikud, mis on toiduga koos või siis munarestid, mis on paberis, ka neid ju võib kasutada ja visata tähendab biojäätmetesse. Ja, et kindlasti see, et me oleme ka enda kommunikatsioonide puhul mõeldud, et tegelikult ka enemalt öeldi nagu, et seda tehti ju kogu aeg, aga räägiti, et viidi solk välja. Aga kui sa vaatad nagu sõnaraamatus solk, siis see võib jälle nagu väga valesti kõlama jääda, on ju, et mida ta siis sinna nagu viskama peab või öelda toidujäätmed, aga samas mõnikord ju me mõtleme ka aia- ja haljastujäätmeid, et see terminite kasutamine on nagu keeruline, et jõuda siis kõikide inimesteni, et mida siis keegi silmas peab, et kindlasti mõned saaks väga hästi sõnast solk aru ja teaks, mida me mõtleme, on ju, et ma olen, või mulle on ka lihtsalt, et ma olen ju solki kogu aeg ämbriga välja viinud, on ju, aga siis ma räägin, et see solk põhimõtteliselt ongi on ju see lihtsalt teises terminis nagu, aga kindlasti see erinevatele inimestele, erinevatele vanusegruppidele kommunikeerimine ongi, et kõik sotsiaalmeedias ei ole ja seda kindlasti nagu ka ei tea või ei kasuta, on ju, et kuidas siis temani ka jõuda, et need linnaosad või need linna ja vallalehed on ka kindlasti need head kohad, kus seda nagu, mis siis nii-öelda tasuta postkast inimestele tuleb, et ka sinna kindlasti seda kommunikeerida. Siin ma vaatan, oli ja jälle, et Maalehest ja linnavalitsusele saab delegeerida. Ma saan aru, et seda otsustamise õigust on, mis siin silmas peetud. Ja jäätmooduse eeskirja tuleb sisse kirjutada, et vastava ametniku otsusega ei ole vaja kõrgem allkirja neile osutada. Ja see on see õiguse andmine. Et siin oli ka selle säilitusainete ja pestitsiitide kohta, et kui nad lähevad näiteks komposti tootmiseks, et seal on ka ju nii nagu olmereovesettel tehakse, nagu töödeldakse ju teda ja kuumutatakse teatud kraadideni just selle eesmärgiga, et need hävineks ja siis ka testitakse seda, et sama on komposti puhul, et niisama, kes on sertifitseeritud kompostijad või ka mitte, et kui seda üle antakse ka jäätmetena, et seal on ka omad nõuded, et see päris selles mõttes ma mõtlen need, kui ära viib siis vedaja nii-öelda ja kompostib, et kui inimene ise kompostib, me ei saa selles mõttes päris pidurdada, on ju seda, et ta võib ju sinna absoluutselt kõike panna, ta võib oma vanad ravimid ka sinna visata, et me seda nagu saame ainult inimesi teavitada ja harida, aga me ei saa nagu päris kõiki kompostreid ju läbi käia ja vaadata, et mis nad sinna sisse siis visanud on, et natuke seda inimese enda vastutust vast peaks ka asja juures olema, et enne kui ta enda selle oma kartulipõllule laiali laotab, et mis ta sinna pand on, aga ma arvan, et pigem see oma komposti nad suudavad paremini kontrollida, sest nad teavad, et nad panevad selle iseenda aiamaale võib-olla pärast tagasi maha. Ja Kai, palun. Tahtsin öelda veel ühe asja, et kunagi, kui minu lapse väike käis Nõmme Rabarübliku lasteaias ja siis ma mõtlesin ka, et kõige tähtsam on see, et lapsed ju õpivad kõike jäätmekäitlust väga hästi ja korralikult ja kannavad siis terve elu kaasas, et kogu see jäätmekäitlustes kõige õigem
lastele näidata ja kasvatada näiteks lasteaia tasemel, siis on õpetavad oma vanemaid ja teevad ise ka elust pärast. Ja siis me püüdsime tookord Pevkuri poeg oli minu tütrega koos selle poliitik Pevkuriga. Me hakkasime tegema komposterit sinna Raparüpliku lasteaeda, aga siis me põrkusime need seadusandlusele, et sinna ei tohi panna midagi muud siis kui ainult oks ja lehti. Nõmme puhul on need suhteliselt vähe komposteeruvad, need põõsidumännid ja muidugi see kompostikast kõik sai tehtud, aga see kompost ikkagi käima ei hakanud, kuna sinna ei tohi midagi muud ju panna sanitaarhügieenilistel aspektidest. Et ma mõtleks seda, et tegelikult võiks kuidagi ka linnad seda mõelda, et nii lasteaedades kui koolides luua see võimalus, et noored saavad seda juba näha ja siis saavad nad ka juba terveks eluks aru, mis on biojääde, mis ei ole. Et see oleks ka üks niisugune vajalik tegevus. Ja, et Keskkonnaametil ka keskkonnaharidus teeb selle alast nagu teavitustööd ja käivad nii lasteaedades kui koolides ka siis sellest rääkimas, et me ise ka loodame ja panustame noorte peale selles osas, et need teadmised oleks juba algusest saati olemas, et kogu inimkonda ilmselt me niisugust hetke ei näe, et kõik arvavad, et see on vajalik ja seda tuleks teha, aga oma panuse ka keskkonnaharidus sellele annab, et seda sõnumit nii-öelda siis levitada ja teavitada. Ja siin tuli ka väga põnev, et need kliendikõned on minu arust, neid võib võtta sellisena, et nad rikuvad terve su tööpäeva ja teisalt siis, kui sa mõtled, et kui selle inimese suurim probleem ongi see, siis ta on ju väga õnnelik inimene. Et Elva vallast on ka siis kodanikud pöördunud keskkonnaspetsialisti poole küsimuse, kas biojäätmete konteineris tohib ka biojäätmeid kompostida. Et ja kindlasti see on selliseid huvitavaid mõttekäike nende telefonikõnedel tuleb. Ja siis on ka tulnud, et kuna see nõue on pildistada, et kas siis peab kalli fotograafi tellima ja kalli summa maksma, et kes tema siis seda komposti pildistaks, et see on plaan ilmselt lai ja neid mõtteid oleks päris põnev, et ma arvan, et see oleks ka selline hea nagu see meediakampaania, et kui inimestele tagasi peegeldada, mis küsimustega nad tulevad, et ma arvan, et see oleks päris naljakas, et mis teemadega pöördutakse. Aga igatahes mina tänan Eliisa ja Eva-Liisa, et te jagasite seda praktilist poolt just, millest kindlasti jääb kõikidel kohalikud omavalitsustel puudu, kui tulevad uued nõuded ja uued teadmised, mida on siis vaja hakata praktiseerima. Et ma loodan, minul oli küll väga hea ja huvitav, et ma loodan, et ka teistele sama valdkonna inimestele oli tänane kohvihommik põnev. Ma teilt ka paluks, et te slaidid saadaksite mulle, et siis saame need enda kodulehel üles riputada ja siis seda lindistust oleme lindistanud, et siis me paneme need samamoodi üles, et tagantjärgi vaadata, endal tuleb sama hetk kätte